Tere õhtust kõigile ja tere tulemast tagasi Parabellumisse. Küsimus, mis toimub Ukraina ja Ungari vahel? Selleks me siin olemegi, eks? Et seda selgitada. Rekonstrueerime sündmused, et saaksime tugevalt alustada. Täname Redfishi, kommunistliku kala, tema kommentaari eest. Sest loomulikult on see, mis toimub Ameerika Ühendriikide, Iisraeli ja Iraani vahel, mõjutanud meie kõigi elu. Ma kujutan ette, et ka tähelepanu. Kui te tähele panite, siis selle otseülekande pealkiri ei ole juhuslik. See on väga teadlikult valitud. Kauge silmist, kauge südamest. Mõni teist tunneb Endrigo laulu, sest praegu on Ukraina sõda kindlasti kaugel silmist, kaugel südamest. vähemalt enamiku inimeste jaoks, kes elavad tavalist elu. Seega ei saa nad liiga palju pühenduda kõigile kriisidele, mis sellel planeedil toimuvad. Ikka sellepärast, et Trump oleks läinud ringi koertele jalgu sirgeks ajama. Jõuame selle küsimuseni. Ungari, Ukraina. Kõik see viitab muidugi sellele, mis oli juhtunud nii eelnevatel aastatel seoses läbi Ukraina kulgeva gaasitoru sulgemisega kui ka üsna hiljutistele sündmustele. Mõni päev enne Lähis-Ida sündmusi, umbes 23. kuni 24. veebruaril, juhtus Ukrainas midagi, mis võis tähelepanuta jääda, kuna keskendusime Iraani sõjale. Nad ründasid praktiliselt Družba pumbajaama, mis on Venemaal asuv pumbajaam ja mille ülesanne on just nimelt transportida need gaasivarud, kui ma õigesti mäletan, mis läbivad Ukrainat ja jõuavad eelkõige Ungarisse. See on teema, mille üle nad on sõja algusest vaielnud, nagu te ilmselt teate. Need on Orbáni klassikalised seisukohad sõja suhtes. Väga lähedal Putinile vähemalt, mis puudutab rahvuslikku retoorikat ja huve. Ja seetõttu tahtis ta alati, et see asi uuesti avataks, et alandada gaasi hinda Ungari kasuks. Seal on ka põnev alatekst, millest vähe räägitakse. Olen näinud mitmeid dokumentaale ja Ossinti analüüse. Siin on veel mõned pildid Družba 1-st, mis nagu näete, ma ei tea, kas see praegu veel põleb, aga mitmeid päevi, nagu näha, oli olukord halb. See ongi natuke tüliõun, ma ei tea, kas ukrainlased selle pärast tabasid. Orbáni arutelus pole mõtet seda uuesti käivitada, sest see on juba kahjustatud. Loomulikult see arutelu laienes tohutult, kui Lähis-Idas puhkes kaos. Nii et nii Fiso kui ka Orbán hakkasid tegema avaldusi, et Zelenski hävitas Družba tahtlikult. Ja Fisor on õigus, sest ukrainlased ei tabanud seda kogemata. Selles on tal täiesti õigus. See oli selleks, et katkestada seos Ungari ja nende nõudmiste vahel. Huvitav on see, et aprillis peab Orbán valimised läbi viima, valimised, mille kaotamist kõik ennustavad. Kuna kõik küsitlused, mis on läbi viidud, otsige neid, näitavad tema parteile umbes 38–39% ja tema vastase parteile. Peeter Mačar või Mačar, kumb on ungari keeles õige hääldus? Peeter Mačaro. See sobib Ungarile hästi ilus nimi kandidaadile, ta kuulus ka samasse parteisse. Nad annavad talle 50%, vahe on väga suur. On huvitav märkida, et Orbán püüdis saada seda Ukraina kaudu ja taasavamise kaudu, gaasitoru taasavamise kaudu, et hindu riigisiseselt alandada. See oli muidugi ka valimiseelne müügiargument, vaadake, ma olen teile hinnad alla toonud, midagi sellist. Nii et ütleme nii, et Zelenski, ukrainlased ja Orbán ei armasta üksteist.
Orban on Transkarpaatia vähemusrahvuste tõttu palju tüli tekitanud ja teeb selleks palju pingutusi. Kohe pärast seda, kui ukrainlased ründasid Družba üks pumpamisjaama, peeti Ungaris kinni üks Ukraina väikebuss, milles oli, kui ma ei eksi, 24 kilo kulda ja muud raha väärtuses umbes 80–90 miljonit dollarit ning ungarlased konfiskeerisid selle. Kui ma ei eksi, kuulus see ühele Šveitsi-Austria pangale. Kõige lühem marsruut oli muidugi Šveits, Austria, Ungari, Ukraina. Praegu käib selle üle vaidlus, on vahetatud väga teravaid sõnu, nagu Vinter õigesti ütleb. Ja sisuliselt ungarlased konfiskeerisid selle raha mingite tobedate ettekäänetega, sest see raha oli võetud pangast, viidi sinna ja nii edasi, nad olid isegi mehed vangi pannud. Ukraina sõdurid, kes kaubikus olid, vabastati hiljuti, kuid olid varem kinni peetud. Kõik see kestab seni, kuni see neetud Družba taas avatakse. Mis on huvitav ja näeme, et see on väga seotud, sest me tegeleme nii-öelda Ungari valimistega lisaks sellele, et neid toetavad väga venelased. Nagu ma ütlesin, on siin üks väike lugu, kus venelastel on omamoodi viis Euroopasse siseneda läbi Ungari üsna lihtsal viisil. Neil on kokkulepe ja nii edasi. Ungaris on terved külad, kus venelased nagu Põhja-Itaalias öeldakse, üsna muretult on sisuliselt loonud täiesti venelaste külad. Nad ostavad seal kinnisvara ja elavad koos. See on justkui läbipääsuluba sarnanedes Küprosele ja teistele kohtadele. Nagu te õigesti vestluses meenutate. Seega on Ungari ja Venemaa vahel head suhted. Pole juhus, et Orbani loodud süsteem on väga sarnane Vene oligarhide omale. Minge, vaadake kõiki dokumentaalfilme selle kohta, kuidas kasutatakse teie raha, Euroopa raha. Praktiliselt pool riigi aparaadist, televisioon ja nii edasi on Orbani sugulased. Naine, nõbu, sõber, teeme sellest terve perekonna, ütleme nii. Tal on villa, kus on sõbrad, ma ei mäleta, kael, kirjakud jalutavad ringi, ühesõnaga selline värk. Sisuliselt on ta nagu väike Putin, kuid Euroopa toetab teda. Nii et seda korruptsiooni asja ta üritab Peeter Magyar vastu varjata. Ja ega Peeter Magyar vaatasin, mida mõttekojad ja poliitikaanalüütikud ütlevad. Ta pole mitte riiklane. Ka Peeter Magyaril on üsna rahvuslikud seisukohad Ungari suhtes, kuid kindlasti on ta avatum, ütleme, Euroopa suunalisele vahendusele. Kui ta ei toeta eriti Ukraina küsimusi, ütleme nii, et ta püüab neist mitte rääkida, püüab selliseid teemasid vältida. Seega on huvitav näha, et Orban on hakanud talle valimiskampaaniat tegema, kus ta avaldab väga palju plakateid Magyarist ja avaldab neid koos temaga. Ühel pool Zelenski, teisel pool von der Leyen. Nagu öeldakse, kui hääletate tema poolt, annab ta raha Ukrainale, nii et isegi Kyiv Independent räägib Peeter Magyari ja Ukraina probleemist. Orbani idee, kes on praegu üsna meeleheitel, arvestades häälte vahet, on lasta Peeter Magyaril paista inimesena, kes saadab Ukrainale palju abi. Janne. Nagu ka Ukraina ajalehed ise kirjutavad, on Peeter Magyar siiski kõndinud õhukesel jääl, lubades konstruktiivseid suhteid, kuid samas kritiseerides. Samal ajal presidendi Volodõmõr Zelenski torked Orbani suunas ja riigi soov kiiresti Euroopa Liiduga liituda. Ka Magyar on suveräänsust pooldav poliitik. Seega ei ole ta Ukraina Euroopa Liitu astumise vastu nagu Orban, kuid ta pooldab aedlast liitumist, ütleme nii. Ja ka tema tõstatab Transkarpaatia ja sealsete vähemuste küsimuse. Seega on huvitav näha, kuidas see võistlus kulgeb, sest see toimub aprillis.
ja nagu me teame, on Euroopa süsteemi hammasrataste vahel juba piisavalt liiva. ja sõltuvalt sellest, kes jääb või tuleb, võib see mõjutada paljusid otsuseid. Ma ütlesin teile seda. Huvitav on jälgida Orbani Ukraina vastast retoorikat ungari keeles, kuna tal pole poliitilise vastase kohta eriti midagi öelda. Seetõttu üritab ta teda samastada von der Leyeniga, kes pole eriti populaarne ka meil. ja seetõttu teeb ta neid plakateid, kus plakati peal ongi kirjas, kui hääletate nende poolt, siis nemad saavad probleemiks. See on nagu Meloni või keegi tema asemel Itaalias. Selle asemel, et teha kampaaniat Itaalia probleemide kohta. Ma ei tea, kui hääletate Meloni poolt, hääletate ka Zelenski, von der Leyeni ja Schleini poolt. Ning ta hakkab tegema selliseid plakateid. On natuke kummaline, et Orban, ütleme nii, toob oma vastase kõnesse sisse suhted Ukrainaga. Ka sellepärast, et Ungari pole praktiliselt üldse andnud sõjalist abi. Ta on olnud sellest väljas, nii et ei saa aru, miks see teine pool nii palju räägib, see ongi družba. Ja nagu näha, läheb see liin, et oleks arusaadav läbi Ungari. nii et see ongi selle loo tüliõun. Need on valimisplakatid allikate keskel, see on ühes artiklis, need on huvitavad, aga võib-olla leian sellega kiiresti üles. Magyar, Orbán. Plakat valimisjämässä. Ja leidub neid kummalisi plakateid, mis nüüd katavad peaaegu kogu Ungari pealinna. Need on üle kogu riigi laiali, te võite neid näha. Keskel on alati kandidaat Magyar, vasakul on Zelenski ja paremal von der Leyen. Need on plakatid, näete, Zelenskid, Magyarit ja von der Leyeni, kes viskavad raha kuldsesse peldikusse. Selline on tase. Nii et ütleme nii. Need on valimisplakatid, mida Orbani partei avaldab. Käib suur võitlus ühesõnaga. Tase on väga madal, ütleme ausalt, üsna madal. Räägime nüüd huvitavamatest asjadest, räägime palju sellest, kuidas sõda Ukrainas on mõjutatud Iraani sõjast. Pealkiri ei ole juhuslik, see ongi valitud just nende teemade tõttu. On 4 või 5 põhiküsimust, mis puudutavad strateegilisi tagajärgi Ukrainale. Kui soovite, olen teile pannud ühe suure uurimuse, kus neid kirjeldatakse väga spetsiifiliselt ja üksikasjalikult koos hulga allikatega. Hiljem teeme ka ühe lühikokkuvõtte. Aga ütleme nii, et ukrainlaste jaoks on suurim probleem see, et praegu on Iraani sõda kindlasti ülemaailmse tähelepanu keskpunktis. On ka teisi teemasid, loomulikult see Orbani ja gaasi küsimus ning see vaidlus Ukrainaga. See kriis muudab olukorra veelgi teravamaks, sest nõudlus muutub selles mõttes veelgi suuremaks, sest see kasvab veelgi. Õnneks on talv läbi saanud ja vähemalt sellest pääsesime. Bensiiniga on natuke kehvem lugu. 5 punkti, mis kõik koos moodustavad tõsise probleemi seoses sõjaga Ukrainas. Meedia poolt olete ilmselt kõik märganud. Sellest peaaegu ei räägita, natuke sellepärast, et rindel ei juhtu peaaegu midagi. Sellest räägime otseülekande teises osas. Ja natuke ka sellepärast, et loomulikult Trumpi ja Netanyahu sammud tõmbavad kogu ülemaailmse kriisi tähelepanu endale. 5 punkti, seega raskuskese, kõik tegelevad Lähis-Ida kriisiga. Teine punkt, nagu me nägime, kõik Pärsia lahe monarhiad taotlevad õhutõrjesüsteeme. Ja enamik neist on ameeriklased. Saudi Araabil on ameeriklased, Covidil on ameeriklased, Kataril on ameeriklased. Nii radar kui ka õhutõrjesüsteemid, Patriot, Advanced Capability 2D ja nii edasi.
nii et te mõistate, et sellises globaalses olukorras, mis on probleem? Ameerika kaitserelvasüsteemide, peamiselt Patriotide järele on väga suur nõudlus ja konkurents. ja kuna patriote nõutakse juba väga palju Ukrainale ning neile ei anta neid eriti palju, pidage meeles neid auke ka talvekuudel kaitse seisukohalt. saate aru, et kui on nõudlus Taiwanilt, kõigilt laheriikidelt, Inietsili peab Ukraina ka selles küsimuses konkureerima paljude teiste riikidega. Siis on veel Tomahawki juhtum. Tuletage meelde, Ukraina on juba aasta aega püüdnud ameeriklastelt Tomahawk saada. Kõik viimased artiklid, ka Financial Times ja teised räägivad sellest, et ameeriklased on nende 2 nädala jooksul kulutanud umbes 12 miljardit laskemoonale, millest paljud on Tomahawkid. Nii et kui juba varem olid ukrainlaste võimalused Tomahawke saada äärmiselt väikesed, siis nüüd on need praktiliselt olematud. kuna nad pidid esitama ka hädabitaotlusi, erakorralisi tootmistaotlusi, esitasid ameeriklased ise Tomahawki tootjatele. Just sellepärast, et varud vähenevad, see on veel üks probleem. Tomahawki lootused Ukrainas kahanevad veelgi, samal ajal kui Ameerika Ühendriigid ammendavad varusid Iraanis. Nüüd ei. Jätke ajakirjanikud rahule, isegi need ukrainlased, kes vaesekesed tegelevad sõjaga. Varud ei saa otsa lõppeda, sest muidu poleks need varud. Need ei tohi langeda alla teatud taseme. Ütleme nii, et need, kes said kulutada, kulutavad juba. Jõuame ka šahedideni, jõuame ka droonideni, sest ka see on oluline küsimus. Nii et nagu näeme, Tomahawkidega pole selles mõttes mingit probleemi, sest neil kindlasti neid ei ole. Kui varem oli see kauge võimalus, siis nüüd muutub see praktiliselt võimatuks. Teine oluline küsimus, nagu me ütlesime, on kaitsesüsteemide teema. Nii et ukrainlased, kuidas nad püüavad arutelusse tagasi tulla ja panna end taas pildile. Nägite kohe Zelenskid, kes pakkus oma eksperte droonisõja teemal eriti ameeriklastele. Kuigi täna Trump otseselt ei eitanud, aga ütles midagi sellist, meil pole vaja, oleme suurimad eksperdid ja needesse. Teistmoodi on aga Saudi Araabia ja teiste puhul tundub, et järjest rohkem riike, aga laheriigid paluvad eksperte ja droonitõrjesüsteeme eriti. Aramco, mis minu teada on Saudi Araabia suur naftafirma, peab läbirääkimisi droonitõrje droonide ja teiste kaitsesüsteemide ostmiseks. Aga koos nendega on ka mitmeid teisi riike. Nii et ütleme, Ukraina püüab sel viisil sõjateemalisse arutellu siseneda. Meie anname teile need süsteemid ja võib-olla saate laene või toetust. Igatahes Saudi Araabia oli nende riikide seas, kes olid Ukrainat rohkem aidanud kui teised. Droonide teema on veidi erinev, kuna venelased olid juba aastaid tagasi loonud koha peal oma šahedi droonidest tuletatud droonide tootmise. Kõik need erinevad keranid ja nii edasi. Seega ka tootmisrajatiste hävitamine Iraanis vaevalt toob kaasa Venemaa droonitegevuse vähenemise. Nad tegutsevad nüüd iseseisvalt. Veel üks punkt, mis minu arvates on tegelikult kõige olulisem ja tähtsam kõigist neist asjadest siin on see, et Venemaa saab sellest sõjast majanduslikku kasu. Hoolimata sellest, et tema liitlast on juba 2 nädalat pommitatud. Kindlasti on venelastel majanduslikust vaatenurgast palju võita. Arvestage, et enne seda, mis juhtus, Nafta hind oli 59 barreli eest. see oli peaaegu madalain tase alates 2020 aasta suvest. Ja nüüd on need tõusnud üle $100 barreli kohta.
jõudes kõrgema tasemeni alates 2022 suvest. Põhimõtteliselt pärast Vene mobilisatsiooni ja seega Vene sissetungi esimese aasta kriisi ajal. Venemaa jaoks on hindade tõus tõeline õnnistus. See on tohutu õnnistus. Eriti seetõttu, et samal ajal, kui rääkis Sergei Vakulenko, Carnegie Venemaa Euraasia Keskuse vanemliige, seisab valitsus silmitsi raskete valikutega. Ta pidi kärpima kulusid, tõstma makse ja kaaluma sõjaliste kulutuste vähendamist. Nii arvasid venelased kuni veebruarini. Vakulenko lisas, et Ukraina sõja lõpetamist pole arutatud, kuid selgus, et ka selles valdkonnas peaks Venemaa kokku hoidma. Iisrael ja Ameerika Ühendriigid ründasid Iraani. Teherani vastus muutis konflikti piirkondlikuks sõjaks. Hormuzi väina läbimine katkes, mis tõstis naftahinnad järsult. Vladimir Milov, endine energeetikaminister ja Kremli kriitik, kes elab paguluses, ütles, et Moskva sai selle kingituse. Nüüd oli neil oma päästerõngas. Nendel päevadel on Vene ametnikud väga-väga õnnelikud hoolimata sellest, mis toimub ja nii edasi. Kui sellest veel vähe oleks, pani Trump sellele kõigele veel kirsi tordile ja on sisuliselt esmalt eemaldas ta Venemaalt sanktsioonid seoses müügiga Indiale. Ja nüüd, arvestades ülemaailmset kriisi, on G7 hakanud rääkima sellest, et tuua reservid turule. Ja siis viimasel päeval annavad Ameerika Ühendriigid 30-päevase erandi sanktsioonidest Venemaa nafta ostmiseks. Nii et 30 päevaks tülistati sanktsioonid seoses müügiga Indiasse ja nüüd on 30-päevane erand. Venelased kasutavad 30 päeva oma nafta turule toomiseks. Neil oli palju täis naftatankereid seisma jäänud. Mida nad saavad nüüd sisuliselt ilma sanktsioonideta müüa? Nii et see on ootamatu tulu Venemaale, mida nad ei oodanud, loomulikult Vene sõjablogijad. Nad ei ole suugi rahul sellega, kuidas Venemaa Iraani ei aita, kuidas Iraani ründab Iisrael ja nii edasi. Samas kõrgemates ringkondades tegelikult see, mida Iraan sai Venemaale alguses anda, droonid ja nii edasigi. See on kraam, mille nad on juba saanud ja nüüd ise toodavad. Ma mäletan, kui tegelesin esimeste geolokatsioonidega. Satelliidipildid Tatarstanis Venemaste ehitatud Shahedi droonide tehastest, mida toodeti litsentsi alusel. Ja seal olid Iraani konsultandid ja tehnikud. 22 alates ei kuule neist enam, nad teevad kõik iseseisvalt. Nii et see, mida Iraan sai Venemaale anda, oli see, et ekspordi seisukohalt on ta konkurent. Kui Iraani naftat väheneb ja Pärsia lahe monarhiat blokeeritakse, ekspordib Venemaa rohkem naftat. Äkitselt leiab Vene kummituslaevastik end 30 päevaks olukorrast, kus sanktsioone pole. Nii et nad saavad maha laadida kõik, mis neil oli. Seetõttu püüavad nad sellest maksimumi võtta. Ka sellepärast, et Hiina ja India, kes varustasid end nii lahe monarhiate kui ka Iraani kaudu, hakkavad nüüd kriisi tõttu ka oma reserve suurendama. Igaks juhuks. Ostes Vene naftat ei maksta kindlasti $59 barreli eest, vaid maksavad $100, $110 või $120, mis iganes hind ka poleks. Nagu näete, on Iraani kriisi tagajärjed tõsised, mis puudutab Ukrainat. Muide, sellest pole räägitud, sest ilmselgelt on kõik läbi. Ütleme, et see on väiksemates teisejärgulistes uudistes ja nii edasi. Aga kui vaatame seda Vene metaanilaeva Arctic, kuidas ta nimi oligi, Arctic Metabus, see, mida ukrainlased kindlasti tabasid just Ameerika rünnakute ajal esimesel nädalal Iraanis. Praegu asub see Lampedusa ja Malta vahel avamerel täiesti hüljatuna ja triivib ning viimati märkas seda armee. See oli rünnak põlevale laevale.
tõenäoliselt ukrainlaste droonide või meredrooniga just sel ajal, kui algas rünnak Iraani vastu. nii et see jäi väga tahaplaanile, on 3. märts. Sellest räägiti vähe, aga nüüd see laev täiesti purruks löödud küljel triivib ja keegi ei tea, kuhu ta jõuab. Vene metaanilaev asub Lampedusa lähedal, nagu näete, on ta üsna halvas seisus. Just selles mõttes. Need on väiksemad uudised, mis kadusid täiesti radarilt võrreldes toimunuga. Meeskonda pardal ei ole, see on juba evakueeritud. Vedelgaasitanker. Praegu asub see täpselt siin, poolel teel Lampedusa, Malta ja Linosa vahel. On näha, et küljel on suur rebend, see triivib ja seetõttu ei ole täpselt teada, kuhu see lõpuks jõuab. Tuli navigatsioonihoiatus, sest öösel, kes kurat seda triivivat asja märkab, see on ohtlik. Vene gaasilaeva vrakki märgati 12 märtsi pärastlõunal Itaalia mereväe lennuki B-72 ja 41 lennutiiva poolt, mis startis Sigonellast. Lennuk patrullis ja tiirutas 3,5 tundi. Ja nad tabasid täpselt selle piirkonna, kus see asub. Kui soovite rohkem detaile lugeda, saadan teile postituse. Nagu näete, gaasiga seotud küsimused ja muu selline gaas on juba aurustunud. Ma mõtlen seda, et ma ei ole keemia küsimustes ekspert, aga kujutan ette, et survestatud vedelgaas, kui see pole täielikult ära põlenud, siis suurem osa sellest on sattunud õhku. Kui see sai Malta lähedal tabamuse, ma ei tea, kas osa laevast on veel, ütleme, mingite, kuidas neid nimetatakse, tünnid, survestatud gaasikonteinerid, mis võivad koos laevaga põhja vajuda. Või on kõik kaduma läinud, ära põlenud ja nii edasi. Seda me näeme, nii et see on väike detail, mis puudutab meid isiklikult. Praksas pole eriti võimalik päästa, kui pilte vaadata. On see täiesti küljelt lahti. Olen isegi üllatunud, et see veel vee peal küsib. Aga see avatud külg, kuna laev on viltu, see avatud külg, kus vaheseinad on puruks. Huvitaval kombel ei ole see vee poolel, vaid see, mis veest välja ulatub. Muidu oleks sammu põhja läinud. Nii, ei, see ei plahvatanud otseselt, see sai tabamuse, läks põlema, aga plahvatusi ei olnud. Tundus, et see jätkas nagu gaasiballoon, mis oli tuld võtnud ja lasi gaasi välja, kuni lõpuks kustus. Omaette, jah, tal on tõenäoliselt diislikütus paakides ja muud seesugust, nii et meie jaoks võib see olla probleem. Liigun nüüd sõjaliste küsimuste ja kaardi uuendamise juurde. Otseülekanne jääb lühikeseks, sest suuri uudiseid pole. Selles mõttes on üks huvitav asi, mis seletab, et asju tuleb alati koos vaadata. Kui te mäletate, siis viimastel kuudel peale neid Ukraina vasturünnakuid, millega võeti tagasi alasid, mis olid niikuinii vaidlusalused ega olnud tegelikult kontrolli all Vene poolelt, ei ole olnud suuri sündmusi, suuri mehhaniseeritud manöövreid ega suuri katseid rünnata. Kas te mäletate äärmuslikku külma ja seda otseülekannet Ukrainast, kui mul oli külmunud tekk? -20, -25, -30, eriti mõnesaja meetri kõrgusel õhus on soojusvahetus suurem. Droonide akud olid tõesti väheefektiivsed või surid ära. See piiras droonide tegevust ja seetõttu muutus mõlemale poolele tegutsemine raskeks. Nii et jaanuaris-veebruaris ei juhtunud eriti midagi. Nüüd lisandub veel üks küsimus. See on huvitav küsimus, nimelt see, et fiiberoptiliste kaablite nõudlus Ukraina ja Venemaa poolt on tohutult kasvanud. Aastatel 2025-2026
kaablikilomeetri hind kahekordistus. Ja see on muutumas oluliseks teguriks, kuna mõlemad nõuavad seda. Venelased tarbivad 10% kogu maailma fiiberoptilise kaabli vajadusest. Ukrainlased hetkel 5%, kuid kokku moodustavad nad 15% kogu maailma fiiberoptilise kaabli vajadusest. Ja on ka tehaseid, mis seda toodavad. 50 000 kilomeetrit kuus, mis puudutab uuskuinikut ja veel mõnda teist. Aga enamik on kahekordistunud hinnas. Kui see nii jätkub, muutub see väga kalliks. Jah, see on täis, me nägime seda eelmistel kuudel, see on otseses mõttes lõputud väljad fiiberoptilisi kaableid, aga tasapisi muutub ka fiiberoptiline kaabel probleemiks. Kulude seisukohalt pole maailmaturg, nagu näete, eriti palju kasvanud. 2021 toodeti 500 miljonit kilomeetrit fiiberoptilist kaablit. 2025 on see 568 miljonit. Nii et see pole eriti kasvanud, proportsionaalselt on see umbes 11%, 10-5%, kuid tarbimine on seevastu hüppeliselt kasvanud. See võib olla veel üks neist teguritest, mis aeglustab mõlema osapoole tegevust. Seega on huvitav näha, kuidas ka see tegur mängib rolli selles, et eriti midagi ei juhtu. Veel üks asi, mis juhtus ja millega meil pole olnud palju aega tegeleda, on see, et ukrainlased ründasid tehas Bryanski Kremli, mis tegeleb põhimõtteliselt komponentidega. Ütlen kohe, see on tehas, mis toodab muidugi sõjalisi komponente. See ei muuda fakti, et hukkus 6 või 7 ja vigastada sai 37 inimest. Kohalike võimude väiteid olen samuti videos näinud, aga neid ei saa avalikustada. Sest 50%-line, tegelikult 100%-line tõus fiiberoptilise kaabli hinnas ainult viimase aasta jooksul. 1 aastaga on hind kahekordistunud. See sai tabamuse, tehas sai tabamuse Storm Shadow rakettidega, muide üsna suure täpsusega, mis on huvitav. On olemas igasuguseid videoid ja kõik need videod on tehtud venelaste, Vene kodanike poolt. Kes nägid seda asja ja Solovjov ütles vangistada. Midagi sellist, millel pole eriti mõtet, vot. Kõik videod, mida näeme, on venelaste endi tehtud. On selge, et ta pahandas. Sest ta ütleb, et on ebapatriootlik, et nad näitasid neid asju, et nad kurtsid kaitse puudumise üle. See tundub vähetähtis tehas, aga tegelikult samad venelased ütlesid, et suur osa nende kasutatavast komponentidest tuleb sealt. See on strateegilise tähtsusega sihtmärk venelaste sõnul. Leiate ka mõnede inseneride ütlused, kes seal töötasid. Lisaks gaasilaevale ja Vene tehasele. Ütleme nii, et suuri tõendeid pole, üks helikopter just, seda ütles 2015 aastal üks Vene insener. Bryanski tehase direktor ütles, et kui tehas peaks kaduma, kui me peaksime äkitselt kaduma, siis suur osa sõjalist riistvara lakkaks olemast. Nad sõltusid meist väga, kuid ma ei tea, kas see sõltuvus on jäänud või viimase 11 aasta jooksul on tekkinud varuvariant. Tollal peeti seda kindlasti strateegiliselt väärtuslikuks varaks. Nii et näeme, kas sellel on pikaajalisi mõjusid. Sellest saadakse aru alles mitme kuu pärast. Kui äkki nähakse teatud vara, teatud sõjalise vara kasutamise langust, sest ilmselgelt on olemas ka palju varusid, need on satelliidipildid enne ja pärast. Selle küsimusega seoses on olnud
ka palju Vene raketirünnakuid Tšernihivi ja teiste kohtade, eriti energiataristu vastu. Jah, oli ka surmasid ukrainlaste seas ja nii edasi. See on ukrainlaste suurim hoop. Tavaliselt, kui nad kasutavad Storm Shadow rakette, teevad nad seda ettevaatlikult, kuna neid pole palju. Seega oli see kasutus mõeldud just selle asja jaoks. Nüüd liigume edasi olukordade juurde, ütleme rindel. Aga enne kui seda teen, püüan ma ka natuke neid traagilisi asju leevendada ja nii edasi. See, mida mulle kogukonnas näidati, on tõesti naljakas. Fabricio Corona tahab Ukrainasse minna, et võidelda Putini armee vastu ja surra kuulsuses, teatas ta sotsiaalmeedias. Ta on väljendanud soovi võtta relv ja võidelda Ukraina vabaduse eest pärast Vladimir Putini Venemaa sissetungi ja konflikti puhkemist. Loomulikult. Sellest räägiti kogukonnas ja keegi postitas selle pildi ja ausalt öeldes oli see Fabricio Corona, kes harjutas droonide eest põiklemist. Jah, põhimõtteliselt küll, aga see on uudis, otsige ise järele. Ma sattusin selle peale oma kogukonnas. See on päris naljakas asi. Mida ma oskan öelda? Tähelepanu otsimine. Tõenäoliselt ütleme nii, et sellise nalja tegemine on üsna kohatu. Muide, selle nalja tegi ka Zelenski hall kardinal, kas te mäletate? Ka tema ütles, et astub tagasi, et läheb äkitselt rindele. Loomulikult pole Jermakit enam nähtud tänu väikesele punamütsikesele. Nii et härrased, kuna me oleme siin ja siis alustame selle otseülekande teise osaga. Ka sellepärast, härrased, siin tehakse tööd iga 2 päeva tagant. Praktiliselt ei leia ma peaaegu hetkegi, et muid asju teha. Miks? Sest kriise on liiga palju. Ma ütlen teile ausalt, kui avaneb veel üks teema, veel üks sõda, veel üks jama, siis mul lihtsalt ei ole aega sellega tegeleda. Räägime nüüd sellest, mis rindel toimub, mida minu arvates ei ole väga palju. Just selle tõttu, et on varude küsimus. Alustame ülevalt. Kupjanskit pole uudiseid, seal ei toimu midagi. Seega alustan pigem Limanist. Limani piirkonnas on Vene surve tagasi tulnud. On olnud juhtumeid, kus on toimunud infiltreerumine peaaegu linna taha. Esimest korda. Aga see ei erine eriti sellest, mida nägime 4 või 5 kuud tagasi. Sisuliselt märkame, et olukord Kupjanskis on praktiliselt kivistunud pärast seda, kui ukrainlased selle tagasi vallutasid ja puhastasid. Idaosas tehakse endiselt katseid, kuid suuri muutusi ei ole. Ja Limanis tervikuna ei ole olukord muutunud. Olukord ei ole eriti palju muutunud. Venelased jätkavad eriti Siverski rindel püüdes jõuda tagalasse. Aga märgime, et kogu rindel suuri muutusi ei ole. Ainus sektor, mis veidi elavneb, on Zaporižja piirkond Ukraina vasturünnakute tõttu ja Pokrovski piirkond, kus venelased on esimest korda hakanud nüüd vallutama maad Pokrovskist kaugemal ehk siis Hrišene suunas. Et teile aimu anda, et olukorras paremat ülevaadet saada, võite kasutada kaarti, kui te seda ei tunne. See on tasuta. Te saate ühenduda, saate siia ühenduda ja saate kaarti ise vaadata. On huvitav märkida, et kogu selle segaduse keskel, millega me tegeleme, Ukraina sõda on hoopis üsna paigal seisnud. Tõsi, talvekuud lõpetasid droonitegevuse täielikult. Nüüd lisandub ka see, et fiibri hind on viimase aasta jooksul tõusnud 100%. Üldiselt pole suuri erinevusi Limani praeguse ja 6 kuu taguse seisundi vahel. Sild on seal, aga koht, kus venelased kõige rohkem edasi liiguvad, on Siversk. Kuid viimasel ajal on siia toodud mitmeid Ukraina üksusi, sealhulgas Bombstar Revenge ja teisi Konstantinivkast. Pange tähele, et esimest korda ilmuvad kaardile Kramatrus ja Slovjanski nimed. See tähendab, et selles piirkonnas ring sulgub, kuna nad ei suuda Limanist läbi murda. Ja see ei ole mingi suurepärane piirkond, sest siin on palju metsi,
on Siverski Donetski jõgi, kui ma ei eksi, nii ta vist ongi. See ei ole just parim. Venelased üritavad leida alternatiivset teed ja nad leiavad selle vana Soledari põhjaosas. Kas mäletate Soledarit, Bahmutit? Oleme nendega aastaid tegelenud. Nad üritavad jõuda Slovjanskisse. Muide, siin on üsna oluline tee, mis sinna viib. Ütleme, et nad liiguvad vabalt, kuid edasiliikumise tempo on siiski üsna aeglane. See piirkond oli eriti oluline. Kui kaart on tasuta, kas oleme siis ise toode? Nutikas küsimus. Ma olen üks neist, kes paneb kaardi tasuta üles ja oled tooteks vaid siis, kui soovid, sest see põhineb annetustel. Nii et nagu näed ja ma ei müü isegi sinu andmeid edasi. Nii et selles piirkonnas olid siin ukrainlased, kellel olid alati samad üksused. Kas te mäletate 108. mägiüksus, 81., 54. Nüüd saavad nad natuke tugevdust, aga suuri muutusi ei ole. Kostjantinivka ja Tšassivjari piirkonnas võime aga märgata, et olukord halveneb tasapisi. Näitan teile ka paremaid kaarte, kus kõik kaitsesüsteemid peal, et paremini aru saada, mis toimub. See on selle piirkonna kaitsesüsteem. Kramatorsk, Slovjansk, Liman. Te näete selgelt, kus venelased üritavad tagantpoolt läheneda ja näete, kui keerulised on Ukraina kaitsesüsteemid selles piirkonnas. Pange tähele, et ka Kramatose ja Slovjanski taga on nüüd välja arendatud palju ja rindejoon tõmbub koomale. Tänud Paolo Bonoretile selle märkuse eest. Mida kitsamaks rindejoon jääb, seda paremini saab Ukraina tegutseda siseliinidel, kuid kasvab ka ründajate arv. On plusse ja miinuseid. Aitäh Paolo küsimuse eest. Kui rinne kitseneb, on nii plusse kui miinuseid. Mis on pluss? Ja vastase pealetundi suunad selguvad. Kui uurid orograafiat, näed siin jõge ja teed, mis ühendab Limani, Kramatorski ja Slovjanskiga. Sa tead, kuhu venelased võivad jõuda. Nad ei saa Limanist põhja poolt täielikult ümber minna, sest see piirkond on soine, seal on metsad ja jõed. Sama kehtib ka teisel küljel, nii et pealetungi suunad on ilmsed. Seega kaitsjad koonduvad ja saavad koondada rohkem isikkoosseisu. Kui kaitsta ainult seda piirkonda, siis omakorda, kui sa koondad sinna rohkem isikkoosseisu, kannatad rohkem kaotusi. Kui vastane sind pommitab, kas õhust liuguritega või maapealse suurtükiväega, siis toimub alati mingi vahetus. Jõudude koondumine on selgelt nähtav nii ründaja kui kaitse puhul. Need koonduvad kokku, aga ka kaotused koonduvad, sest meeste ja varustuse arv ning tulejõud koondub kõik väikesele alale. On huvitav märkida, et rinne kitseneb võtmekohtadele. Siin on veelgi paremini näha venelaste pealetungi suunad põhjas, nagu näha Soledari loodenurgas. Kramatorsk. See on siin. Me pole kaugel, kuid siin on kanal. See pole suur, seega pole ka kaitse tugev. Ukraina loodud kaitsesüsteemid on palju väärtuslikumad kui mõne meetri laiune väike kanal, ütleme nii. Vaatame Kostjantinivkat. Viimasel ajal on venelased ületanud kaua ees olnud takistuse. Mis see takistus oli? See oli selle piirkonna veehoidla takistus, mis siin oli, sest nagu näete, siin pole peaaegu midagi. Ukrainlased olid paigutatud mööda teed ja eriti Berestokis, kus neil oli, ütleme, üsna arenenud kindlustussüsteem. Samuti nagu võite märgata orograafilisest vaatenurgast, kellel on see piirkond siin, on vaade kõigele 820 meetri ulatuses. Me ei maini Matajuri mäge, kuid kui saad selle piirkonna enda kontrolli alla, saavad nende droonilennutajad tegutseda peaaegu kõikjal. Neil on piirkonnas parem vaade, näiteks Ivano-Epilja, Plešivka, Nepilivka. Venelased ründasid kaua, kuid väikeste majade tõttu piisas droonidest nende läbimurdmiseks.
pärast ligi aasta kestnud rünnakuid polnud enam midagi kasutuskõlblikku alles. venelased ei suutnud territooriumi kindlustada. Nüüd, kui nad on vallutanud Berestoki, selle künkliku piirkonna, on nad tõesti hakanud tangidena Konstantinivka poole sulguma ja alustavad külgedelt sisse imbumist. Kui sellest ei piisa, miks te alati midagi lisate? Kas mäletate, mida ma enne ütlesin? Rindejoon kitseneb, kasvab nii ründajate kui ka kaitsjate arv ning suureneb suurtükiväe ja liugurite mõju. Et natuke kujundada, see tähendab, et selles olukorras veidi vormi anda. Venelased ründavad peaaegu 180 kraadi ulatuses Konstantinivka ümber, eriti külgedelt. Seal on igasugused veehoidlad, tiigid ja nii edasi, millel kõigil on tammid, meil on see eripära. Need on kõik veehoidlad, millel tegelikult on tammisüsteem. Nii et venelased on eelmisel kuul ja väga hiljuti tabanud just neid tamme, sest nad ründasid neid tamme liugpommidega. Sest nii õnnestus neil praktiliselt üle ujutada Konstantinivka tagused alad ja kui ma lõhun nende tiikide tammid, uputan kogu selle piirkonna üle. Konstantinivka tagantpoolt avaldan ma survet lõunast, idast ja läänest. Kaitsjatel on siis raskem liikuda ja logistiliselt tuua seda, mida neil vaja on. Nii et venelased olid viimasel ajal tabanud nii vasakul kui ka paremal pool neid veehoideid asuvaid tamme. Siin on näha, nad ise avaldasid selle. Ärge hakake mängima mänge. Need olid nemad, need olid teised. Nad avaldasid ise, droonivaade on nende oma. Ja nende tammide läbimurre toob kasu. Teate, kui aeg-ajalt avati gaasitoru? Ma olen alati olnud väga aus. Kui gaasitoru avati. Konstantinivka vasakul poolel olid ukrainlased, nende seas Rusan, Jar ja Stepanivka. Sest ilmselgelt see gaasitoru aeglustas nende teiste edasiliikumist, seega nad ei olnud seda välja öelnud, aga oli ilmne, kes sellest kasu sai. Mõnikord arvatakse tammi juures, kes võiks sellest kasu saada. Sellel juhul on eelis ilmne. See on venelaste kasuks, kuna nagu näete, ujutab see üle kõik Konstantinivka tagused alad ja seega ei ole siin millegi üle eriti vaielda. See on üks põhjusi, miks Konstantinivka on praegu eriti raskes olukorras. Eriti selle sõja ajastuse mõttes on neil need tammid, mis on siiski ajutise mõjuga, mitte lõputu mõjuga. Need mõjud, mis tekivad, kui need tammid ujutavad alasid üle. See võib kesta nädala või kuu ja siis imendub tagasi. Pange tähele, kus see piirkond on. See ongi see piirkond, näete otse tagaküljel. Samal ajal, kui see on piirkond, kus venelased avaldavad survet. Nii et see on Novakovka tüüpi katse, see on venelaste katse kujundada lahingu välja. See tähendab anda lahingualale kuju, võttes vastaselt valikud ära. Mis puudutab taganemisalasid, logistika korraldamise alasid ja sisemiste liikumiste raskemaks muutmist. See on teine tamm, mida nad tabasid rohkem vasakul, nagu näete, ka seda tabati seal, kus on avad. See asi uputas, nii vasakul kui paremal oli kõik need tiigid ja muu. Ka seetõttu, et sealt läbib Krivi joja. Osa selle veevoolust suunatakse nendesse tammidesse. Nii et see on see, mis toimub Konstantinivka piirkonnas. Sul on allpool surve. Sul on 2 linna külgedel purunenud tammi, mis loomulikult takistavad. Nii et üks neist oli see, mida ma teile praegu näitasin. Ja teine on see kahekordne üleujutus mõlemal poolt täiesti juhuslikult koonduvad kõik ainsale teele, mis ühendab Konstantinivkat teiste põhja pool asuvate küladega. Laienduse esirindes kaugust on raske hinnata, aga see on mõned ruutkilomeetrid. Eriti pead sa vaatama lohke Konstantinivka probleem on just tagumises osas.
nagu näed, siin tekib see org täpselt seal, kus on tee. nii et see vesi valgus siia ja tõenäoliselt valgub see ka siia piirkonda. Siin vaata, see ongi see piirkond, mida ukrainlased kasutavad logistika jaoks. Nii et seda teevadki venelased selles piirkonnas. Siin on rohkem näha, see on see piirkond, tammi pommitamine. Siin on näha ala, mis on üle ujutatud, sest vesi järgib maapinna kallet. Loomulikult, mitte juhuslikult. Nüüd ei saa ukrainlased seda kasutada, sest nad kasutasid seda piirkonda palju, Novodimitrivkat ja neid metsi. Pole juhus, et Vene sissetungid toimuvad viimasel ajal just seal küljel. Sest nüüd on ukrainlased sunnitud siin end kaitsma, selle asemel, et venelasi küljelt rünnata. Nagu näete, need ongi põhjused. Ukraina kaitsesüsteem on väga arenenud. Mis puudutab poolkaart linna ümber, siis see on väga arenenud, kuid tagumine osa on palju vähem arenenud. Seega selline on Kostjan Tunivka olukord. Need on enam-vähem piirkonnad, kuhu arvatakse, et venelased teevad oma rünnakuid. Tuleb märkida, et nad on juba pikka aega üritanud liikuda Sofivkast Trõvkasse ning teiselt poolt Tšazovjari põhjaosas püüavad nad teha sama. Nad püüavad Kostjan Tunivkat tavantpoolt ära lõigata, samal ajal avaldavad altpoolt survet, et hoida Ukraina vägesid hõivatud. Seega saab Kostjan Tunivkast tõenäoliselt Vene rünnaku sihtmärk kevadel, kevad-suvi. Tõenäoliselt kajastatakse Kostjan Tunivka sündmusi. Kogu selle perioodi jooksul näeme tõenäoliselt midagi Pokrovski sarnast. Venelased kasutavad seal järgmise 4-6 kuu jooksul tavapärast taktikat. Püüavad moodustada katla, pommitavad liuppommidega maa tasa, kui ei suuda territooriumi vallutada ega külgedelt ümber minna. Täpselt nii, nagu juhtus Pokrovskis. Räägime ka Pokrovski olukorrast, sest see on huvitav. Lähme vaatame. Viimasel ajal on venelased lahkunud Pokrovskist ja liikunud edasi Hršõne. See on esimene kord, kui me näeme venelasi. Kas te mäletate, et Vostochne Dessantni ja Voiska üksused olid saabunud? Kogu talveperioodi jooksul ei üritanud venelased eriti midagi teha pärast seda, kui nad olid vallutanud Mõrnogradi ja Pokrovski ning osad Radonskast. Viimasel ajal, eriti viimase 4-5 päeva jooksul pärast arvukaid liupommidega pommitamisi Hršõnes, mis on siiski väike küla väikeste datšadega, on venelastel õnnestunud see vallutada. Tõepoolest, enamasti toimub selles piirkonnas üldine Ukraina vägede taandumine. Ka sellepärast, nagu näete, ei ole siin suuri linnalisi asulaid. Seega on ka raske kaitset üles seada. Siin on loodud uued kaitsesüsteemid. Aga Hršõnes on palju geolokatsioone, eriti Vene jalaväe kohta, mida tabavad droonid. Mõrnograd, Pokrovsk, Hršõne, Rodõnske, Dobropilli. Nagu näete, nad tulevad esimest korda välja. Tõenäoliselt püüavad nad Dobropiljat vallutada, luues veel ühe katla paremale ja vasakule, täpselt nagu me varem nägime. Igal juhul käituvad venelased enam-vähem samamoodi. Nad püüavad alati linna külgedelt vallutada. Hoidke survet, tuvastage Ukraina positsioonid, kus nad vastu hakkavad ja rünnake neid liugpommide ning pommidega. Tehnika on alati sama, see on metoodiline, väga aedlane ja väga kulukas. Mirko, odavad droonid on muutnud sõda Ukraina tasandikel. Kas need toimiksid ka mägises Iraanis, kus maastik ja nähtavus on erinevad? Jah, toimiksid, sest see sõltub sellest, kui kõrgel sa oled. Kui sa oled üleval ja kasutad droone, on sul tõesti väga suur eelis. Eriti, kui sa oled koobastes või sarnastes kohtades, kuigi siis pead sul olema kaablid antennide jaoks ja nii edasi. Asi on selles, et kivisel maastikul on vähem puid, eriti Iraani piirkondades.
pange tähele, need on üsna paljad mäed, nii et sul oleks vähe kohti, kuhu peitu pugeda. droonide eest on raske põgeneda järsul ja mägisel maastikul. paradoksaalsel kombel väldid objekti paremini tasasel maal, kus saad vabalt liikuda. kujuta ette, kui pead objekti vältima oma ainsal põgenemisteel. kui oled üleval, pead minema alla. üles minnes liigud aeglaselt ja oled etteaimatavam. arvesta, et Iraani mäed on kõrged, need on 2, 3, 4 tuhande meetri kõrgused mäed. See pole just eriti hea maastik ja kivides on vähe kaevikuid õigesti, nagu ma kirjutaksin raamatutes. Nii et see pole hea maastik. Ausalt öeldes sõjalisest vaatenurgast, kui vaadata Iraani, meenutab see natuke Mordorit. Vaadake neid mägesid. Ma ei tea, kas Tolkien sai inspiratsiooni Sõrmuste isandast, kui ta lõi Sauronimaa Mordori. Kui te avate keskmaa kaardi ja vaatate piirkondi, kus asus Sauron, Must kindlus, Barad-dûr ja neda, ja vaatate Iraani kaardi. No oleme seal, selles mõttes, et Iraan on ümbritsetud mägedega, seega sissetungi seisukohalt on Iraani tungimine äärmiselt keeruline. See on üks halvimaid maastikke, kuhu armee võiks sattuda. Arvestage, et üle 90% sõjast Iraan-Iraagi sõda peeti praktiliselt mägede jalamil, Iraagi ja Iraani piiril. Sõjategevus jõudis just küntlikule alale. Et anda teile aimu, kui siin oleks Iraak, siis siin käisid lahingud. Siin. Kui me paneme siia Iraani kaardi, Iraani geograafia. See on täielikult ümbritsetud mägedega. Madalamad alad jäävad sisse poole, nii et selles mõttes on see üsna sarnane, väga sarnane. Seega on see maastik väga ebasoodne sissetungijatele. Ja kui sa oled seespool või vastane, kellel on kõik peidupaigad ja muu selline, kasutada sümmeetrilist strateegiat, et sind seespoolt rünnata. Kui sa sisened sinna orgu, linna või riigi sisse, siis probleem on selles, kuidas sa logistiliselt varustad end sellisel maastikul. Kui sa tungid Iraani, sisened sellesse piirkonda omamoodi kolmnurka, siis palju õnne oma okupatsiooniväe logistika tagamisel. Vastased võivad varjuda kogu sind ümbritsevas mäestikus 360 kraadi ulatuses. Iraani-Iraagi sõda peatus siin. Et anda aimu, siin selles piirkonnas hukkus 1 miljon inimest. See oli piirkond, kus nad vastamisi seisid. Seega on see armee jaoks üsna keeruline ala. Ja ka droonilennutajatele pole see just parim koht, arvestades, et droonilennutajad vajavad tavaliselt varjualust või midagi, kus tegutseda. See oleks hea neile, kes on droonilennutajal mäe peal, sest sel juhul oleks rinne eriti paigal. Vaatame. Vene edasitungisuunad Pokrovski Kreščine piirkonnas järgivad enam-vähem sama mustrit. Võtta Rudinsk, võtta Kreščine, proovida lõigata ära sisemised alad. Suurt muutust pole. Kui minna veidi lõuna poole Pokrovskist Novopavlivka piirkonda, on uus Vene sissetung. See on 3. või 4. kord, kui venelased püüavad Novopavlivkat vallutada. Viimati vallutasid nad poole sellest, nagu näete, on see jõega pooleks jagatud, nad vallutasid poole. Nad tõid väed maale mehhaniseeritud rünnakuga, kuid ukrainlased tõrjusid nad tagasi. Umbes eelmise aasta oktoobris-novembris ja siis olid nad tagasi läinud. Mis puudutab piirkonda, mis asub Huljaipolist põhja pool. Märkame, et pärast seda, kui venelased olid suutnud üsna palju edasi liikuda ja olid peaaegu Ivanivka lähedale jõudnud, nagu tavaliselt on piirkond suurenenud. Niinimetatud hallala, mitte kontrollitav, vaidlustatud, see tähendab vaidlustatud ja mitte kontrollitav. See on olnud viimaste kuude trend kogu rindel, eriti Pokrovski piirkonnast allapoole. Märkame, et
piirkonnad, kus tegelikult ei teata, kes mida kontrollib, on tohutult suured. On sadu geolokatsioone, mis ei anna sisuliselt kummalegi poolele õigust. See ongi meie suurim praegune probleem. Meil on piirkond, kuhu mõlemad pooled on tugevalt sisse imbunud. Eriti Huljaiipole põhjaosas, kus tekivad need tohutud hallid alad, kus aeg-ajalt saad geolokatsiooni. Ukraina 10 kilomeetrit lõunas, mõnikord Vene 10 kilomeetrit põhjas. See on põhjus, miks räägitakse, et ukrainlased valutasid tagasi. 300 kilomeetri, nagu viimastel kuudel nägime. Asi on selles, et venelased bluffisid. Tegelikult nad ise ei kontrollinud seda territooriumi. Nad olid natuke leebemad. Mõned kaardistajad omistasid teatud olukordi, nii et lõpuks ajakirjanikud, kes kirjutavad artikleid, näevad ühel päeval ühtemoodi kaarti, järgmisel päeval on see muutunud ja nad arvavad, et kaardistaja teab, mida ta teeb. Tegelikult mitte, paljud kaardistajad lähtuvad isiklikust kallutatusest. Nii Ukraina kui ka Vene kaardid. Pange tähele, Ukraina kaartidel te tavaliselt ei näe Ukraina üksusi, näiteks Upstate'i, ja Vene kaartidel ei näidata tavaliselt enda omi. Meie paneme kõik peale, meie ja veel mõned üksikud. Kui vaatate enamiku kaarte, siis näidatakse kas ainult ühte poolt või ainult teist poolt. Väga vähesed kaardid näitavad mõlemad poolt ja te märkate alati, et Ukraina kaardid kipuvad uuendama kindlustatud territooriumi kas hilinemisega või ainult siis, kui see on Ukraina käes. Kaotuse korral või salastatuse huvides. Need on tihedalt seotud ka isiklike suhetega sõjaväega. Nad võivad piirkonna vallutamise hiljem välja kuulutada, sest praegu sellest ei räägita. Ja tavaliselt kipuvad Vene kaardid oma vallutusi liialdama. Pange tähele, paljudel pole isegi halli tsooni. Nad räägivad ainult kindlustatud aladest. Minu arvates on vaidlusaluse halli tsooni kasutamine parim valik, kui pole kindel. Seda ei saa täpselt määrata, siis märgitakse hallina. See ei tee kellelegi teeneid, isegi mitte meedia seisukohast. Vaatame kinnitatud andmeid, et selle üle arutleda. Paneme siiski tähele, et isegi kui hall tsoon on suurenenud, on ka venelaste kindlustatud ala selles piirkonnas vähenenud. Sest varem ulatus venelaste kindlustatud ala peaaegu uue Zaporižja, Oleksandrivka ja teiste sarnaste kohtadeni. Nii et hall tsoon on olemas ja see on suur, kuid samas on see ka venelaste kindlustatud ala tahapoole nihutanud. Kui te mäletate, olid nad Huljaibolest põhja pool, viimastel aegadel sisenesid nad isegi Ternovatesse. Enne seda Ukraina vasturünnakute segadust. Oli mapperite vaatenurgast, oli Ternovate üle vaidlus. Venelased, kes olid juba näidanud asukohti Ternovates. Ukrainlased, kes ütlesid, et see ei vasta tõele. Nii et üldiselt jah, hall tsoon on lai, kuid venelaste kindlustatud ala on siiski tagapool. Seetõttu tuleb nende asjadega alati ettevaatlik olla ja püüda neid tõsiselt jälgida, ilma et liiga palju ühele või teisele poolele omistataks. Kui kindlust pole, siis jõuame ka selleni, mis toimub allpool, eriti Huljaipole piirkonnas, mis ilmselt on kõige arutatum. Antidrooni tehnoloogia müük Emiraatidele ja Euroopale võib olla oluline tuluallikas. Ma ei tea. Need ei ole ülikallid süsteemid. Nad ei teeni sellega miljardeid. Võib-olla 1 või 2 miljardit, kui neid müüa kõikidele riikidele. Mõnisada miljonit on võimalik. Seega, aga see ei ole midagi sellist, mille kohta võiks öelda, et see on mingil uskumatul tasemel tuluallikas. Andrea Veltrame. Minu arvates on ukrainlaste jaoks huvitavam osaleda Iraani arutelus, pakkudes näiteks laenude saamiseks ja nii edasi. Aga siiski, et olla arutelus osaline, on Ukraina jaoks olulisem olla osa Lähis-Ida kriisi arutelust, kui teenida 50 miljonit. Mõned droonivastased droonid
sellel on suurem tähtsus. Nagu näeme, on viimasel ajal paljud piirkonnad muutunud. Venelased võtavad tagasi ja konsolideerivad mõningaid alasid, mida nad varem ei suutnud hoida. Pane tähele, et Ukraina infiltratsioon on suurenenud. Paits-Stepove ja Ternuvate vahelisel alal on vaidlusalune piirkond umbes 230 ruutkilomeetrit. Allpool panin teile ka mõned geolokatsioonid, kuid siin tegutsevad nii Ukraina droonide kui ka Vene üksuste geolokatsioonid. Droonidega on mõlemal poolel U20 kilomeetri. Aladel, kuhu droonid suudavad sisse tungida, näeb aeg-ajalt geolokatsioone. Kui ma ei eksi, siis kas Novo-Krikorivkas või Novo-Mikolivkas oli hävitatud Ukraina sõiduki geolokatsioon. See tähendab, et nad üritasid kiiresti minna ja hõivata, lastes mõnesse neist kahest väikekülast, ütleme nii, jalaväelasi maha. Teiselt poolt üritavad venelased taas teha reide Ternuvate suunas. Viimased geolokatsioonid ikka väikesest grupist, keda Ukraina droonid ka Siltseve piirkonnas tabasid. Seega oleme peaaegu tagasi olukorras, mis meenutab talveeelset aega, ütleme nii. Siin võib märgata viimaseid geolokatsioone, mis on tehtud ühe Ukraina sissetungi kohta. Nagu näete, üsna sügaval, mis on muidugi tekitanud omamoodi kindakujulise tsooni. See annab teile aimu, kuidas olukord sellel rindel toimib. See näeb peaaegu välja nagu kinnas. Kui olete Jää ja tule laulu kroonikate fännid, siis see näeb peaaegu välja nagu piirkond, kust väike sõrm pärineb. Sõrmed. Ukrainlased olid viimastel kuudel Huljaipole piirkonnas suutnud samuti imbuda, kohati väga Huljaipolele lähedale. Viimasel ajal on venelased alustanud vastulünnakuid Zaliznitšne piirkonnas ja viimased geolokatsioonid seda kinnitavad. Kirke juures tasub märkida, et nad tungivad kahe Ukraina kaitsesüsteemi vahele. See vana kulges Huljaipolest Orihhivini, Kamjanskini ja Zaporižja rindeni ning on teine Zaporižja kaitseliin. Kahjuks ukrainlaste jaoks on need suunatud põhjast lõunasse. Seega ebaefektiivsed rünnaku vastu, mis tuleb idast läände. Siin on veelgi paremini näha. See on Ukraina kaitsesüsteem, mis toetus Kamjanskele, Dnieprile, Orihhivile ja keskuses Huljaipolele. Parempoolse osa puhul üritasid venelased Ukraina kaitsesüsteemi ümber piirata. Nad olid sellele peaaegu jõuga lähedale saanud, jõuga selles sõjas. Eelmisel aastal ähvardasid nad Ternuvate linna ja püüdsid seda ümber piirata. Ukrainlastel on ka palju teisi kaitsesüsteeme, kasutades neid 5 kuud ära. Vene pealetungi peamine hoog hakkas aeglustuma eelmise aasta oktoobri paiku. Nad liikusid suvel kiiresti ja ukrainlastel polnud veel kaitsesüsteemi. Kui venelased oleksid samas tempos 1 või 2 jätkanud, oleksid nad möödunud enamusest Ukraina kaitsesüsteemidest. Toimus aeglustumine, tuli talv ja nüüd, nagu näete, hakkavad ukrainlased üha enam oma kaitsesüsteeme arendama, eriti Zaporižja lähedal. On ka strateegiline põhjus, miks nad käivitasid kogu selle vasturünnakute seeria. Mitte ainult selleks, et parandada ja tagasi võtta mõningaid taktikalisi positsioone maastikul, vaid ka sellepärast, kui venelased olid Kamjanskest palju edasi liikunud ja jõudnud nende veehoidjate lähedale, peaaegu Zaporižja äärelinnas, olid nad hakanud paigutama Uragani ja Smertši mitmikraketiheitjaid ning oht, et nad hakkavad Zaporižjat otse pommitama, oli muutunud väga suureks. Seetõttu püüdsid ukrainlased teha kõik, et seda kõike vältida. Pane tähele, et praegu on Vene vägede koondumine Pokrovski, Huljaipole ja Kostjantõnivka piirkonnas. See paneb meid arvama, et venelased tõenäoliselt varsti, ilmselt mõne aja pärast,
aprilli ja mai vahel alustavad nad tõenäoliselt taas oma pealetungioperatsioone, kasutades neid linnu, mille nad on võtnud logistiliseks baasiks. Seega Pokrovski, Mülnohradi, Siberski, Hudjaipole, Kamjanske ja alustavad taas oma tegevust. Ennustused selleks suveks on enam-vähem samad. Venelased üritavad Zaporižžja kaitsesüsteemi ümber piirata kahelt tiivalt, Kamjanske ja Hudjaipole kaudu. Nad üritavad vallutada Dobropiljat peale Pokrovski, üritavad vallutada Kostjantõnivkat, püüavad Limani külgedelt ümber haarata ja vallutada, et läheneda Kramatorskile ja Slovjanskile. Eesmärgid on jäänud samaks, suunad on jäänud samaks. Lihtsalt neil sai inimlikus mõttes ja väsimusest kütus otsa. Siis tuli see karm talv, nii et neid aeglustati. Panna tähele, et ukrainlastel õnnestus oluliselt vähendada halli ala, kuhu venelased imbuvad. Kui kindlustatud piirkonda, Kamjanske ja nii edasi pole puudutatud, venelased hoiavad seda endiselt kindlalt. Siin on selgelt näha, mis see on. See kaitsesüsteem, mille ukrainlased on selle aja jooksul arendanud, nii et me ei näe midagi erinevat. Siin on Kamjanske ja Hudjaipole. Venelased üritavad Zaporižžjale läheneda, kaitsesüsteemi mõlemal poolt ümber pöörata, ei rohkem ega vähem. Siin üritavad nad võtta Dobropiljat ja siin, kus on Kostjantõnivka, üritavad nad selle ära loigata nii vasakult kui paremalt tiivalt, seega põhja poolt Tšassiviarist ja kogu Siverski rindelt. Nad üritavad jõuda Slovjanskisse kõige lihtsamat teed pidi, mis on just see siin ka kaitsesüsteemide seisukohast. Lisaks on see teatud tasemega maantee. Ka seetõttu, et kui Slovjansk langeb või jääb piiramisrõngasse, on väga suur oht, et ka Liman kannatab selle tõttu. Nii et kui sa võtad Slovjanski, siis tegelikult langeks ka Liman, sest peamine tee, mille kaudu Limanit varustatakse, on just see. Nii et kui sa suudad jõuda ristmikule Limani taga, nagu nad praegu üritavad teha, kui jõuad Slovjanskisse, muutub Liman ukrainlastele pidamatuks, kuid ukrainlased hoiavad siiski vastu. Uued kaitsesüsteemid lausa ümber Pavlogradi, Barvinkove, Zaporižžja ja terve rida väga pikki jooni. Kramatorski ja Slovjanski taga on väga hästi näha, kui keeruline see süsteem on. Kahjuks venelaste jaoks andis see talv ukrainlastele palju aega, et luua kindlaid kaitseliine, mida neil 6 kuud tagasi polnud. Nagu näete, ukrainlased jätkavad. Kaotavad territooriumi vähem. Vaadake vahetusi. 0,58 miinus 3,8. Üldiselt on Hudjaipole piirkonnas venelased tagasi võtnud 35 ruutkilomeetrit, kuid kaotanud 21. Arvestage, et need 35, mis nad viimase 2 nädala jooksul tagasi võtsid, on samad, mis nad varem olid võtnud. Seega võtsid nad uuesti selle, mis oli juba vallutatud. Ollakse taas varasemal tasemel, toimunud on suur aeglustumine. Kui teha kokkuvõte, siis näeme, et nad on võtnud 45. 60 ruutkilomeetrist on 2 nädalaga kaotatud. 25-35 ruutkilomeetrit. See pole midagi. Praegu ütleme, et kõik on üsna paigal. Nii et minu arvates juhtub suurem asi aprillis-mais, kui see üldse juhtub, arvestades Vene vägede koondumist selles piirkonnas. Nagu mainisin, ülekande pikkus oli lühike, kuna polnud palju rääkida. Küsimused olid pigem poliitilised ja seotud Iraaniga. Koha peal toimuvad selle sündmuse eelmängud, mis juhtuma hakkab. Sellest, mida venelased tõenäoliselt tahavad kevadpealetungis vallandada. Suunad ja taktikalised olukorrad on enam-vähem samad. Ukrainlased korraldavad vasturünnakuid, et parandada olukorda ja panna venelased ala tagasivõitmise eest uuesti maksma. Meie härrased tuleme tagasi kas pühapäeval, kui ma jõuan, või siis esmaspäeval või teisipäeval, et anda ülevaade Iraani kohta, sest see kestab.
seega hoiame selle lühikese, et see oleks peaaegu nagu otseülekanne sellest, mis toimub. aitäh kõigile, härrased, ja kohtume väga varsti. Head pühapäeva ja laupäeva kõigile, kes meid lähiajal vaatavad.